Kas sa teadsid seda, et me võime tühistada lepingud ja tõotused, mis me maa peal seome ja lubame, kuid vaimses dimensioonis jäävad need lepingud ja tõotused edasi kehtima ning kui me neid ei täida, siis on hingevaenlasel seaduslik õigus meid kiusata ja meie tõotused röövida. Me sõlmime nii mõnedki lepingud oma lubaduste andmise kaudu väga kergekäeliselt, arvates, et neid on hiljem võimalik tühistada. Kuid me ei mõista sageli, et need lepingud jäävad püsima vaimses dimensioonis ja selles sfääris oodatakse meilt nende lepingute täitmist. Üks sellistest lepingutest on abieluleping. Kui keegi lahutab end oma endisest abikaasast, siis selles nähtavas sfääris on ta lahutatud, kuid vaimses sfääris on ta ikka edasi seotud oma abikaasa külge. Ma palvetan selle video lõpus koos kõigiga, kes on lahutatud selles maises sfääris, kuid mitte taevastes kohtutes. Maine abielu saab lõplikult lahutatud vaid siis, kui me teeme seda taevastes kohtutes. Ja läheme korra Danieli raamatusse ja 9. peatükki. Ja 4. salm, mis ütleb, ma palusin issandat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Meil on Jumal, kes peab lepingut. Meie Jumal on lepingut pidav Jumal ja ta on lepingut austav Jumal. Meie ei pruugi oma lepinguid austada, kuid Jumal austab lepinguid, ka neid, mis on kurjad lepingud. Ta ootab, et ka meie peame lepingud, mis me sõlmime, sest vastasel korral on hingevaenlasel, kes on legalist, õigus astuda taevastesse kohtutesse ja öelda, ta on küll sinu laps, kuid ta on murdnud seda ja teist lepingut ning seega ei saa sina vastata tema palvetele ega anda talle seda, mis sina oled temale tõotanud. Ja Jumal ei saa enda poolt paika pandud seadustest üle astuda. Kui meie murrame lepingut, siis me kannatame selle tagajärgede all. Ja vaatame korra roomlastele 7. peatükki ja kohe esimesed 3 salmi. Ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest, mis ütleb, vennad, kas te siis ei tea, ma räägin ju seaduse tundjaile, et kohtulikel nõudmistel on inimese üle võim ainult nii kaua, kui ta elab. Näiteks abielu naine on seaduse järgi seotud oma mehega, kuni mees elab. Aga kui mees sureb, on naine vaba ja vabaneb mehega seotud seadusest. Seega peetakse teda abielu rikkujaks, kui ta liitub teise mehega, kui ta mees elab. Aga kui mees sureb, ei ole abielu seadus enam tema kohta kohustuslik. Ja kui ta liitub teise mehega, ei ole ta abielu rikkuja. Ja mida me näeme siin? Roomlastele 7. peatükk algab kohtulike nõudmistega ja viib abielu lahutuse kohtusse. Kuna Jumala seadus ütleb, et abielu naine on seaduse järgi seotud oma mehega seni kaua, kuni see mees elab ning naist peetakse abielu rikkujaks, kui ta liidab ennast teise mehega oma eelmise mehe eluajal, siis jääb maise lahutuse korral vaimumaailmas pilt täpselt selliseks, nagu roomlastele 7. peatükk ütleb. Naine jääb kokku oma endise mehega. Kuigi naine või mees lahutab oma esimesest või eelmisest abikaasast maapealses kohtus, siis jääb taevastes kohtutesse abielu ikka edasi seaduslikuks ning kui lahutatud naine või mees abielub uuesti, siis on ta Jumala ees nagu abielu rikkuja. Ainus võimalus abielu lõplikult tühistada on minna taevastesse kohtutesse ning paluda lahutust seal. Jumal näitas mu õele uuesti meie ema ja isa abielu. Ja seda peale seda, kui me olime juba parandanud meelde eelmiste põlvede ülekohtu eest. Ma ei saanud aru, miks. Me olime ju meelt parandanud põlvkonda tagustel lahutuste, abielu rikkumiste ja muu pärast.
Aga ma mõtlesin, et kui Jumal selle peale uuesti oma näpu paneb, siis tuleb meil sellega uuesti Jumala ette minna ja küsida, et milles on asi. Nii kui me läksime Jumala ette, ütles Jumal ühe sõna, bigamy. Ja see tähendab eesti keeles mitmikabielu. Ja ma teadsin täpselt, mida Jumal sellega mõtleb. Meie ema oli 3 korda abielus. Vaimusfääris aga polnud ükski eelnev abielu lahutatud ja seega oli ta nagu mitme mehe pidaja. Ma polnud kunagi varem kuulnud, et keegi selliselt õpetaks. Kuid kuna püha vaim ilmutas seda meile, siis me mõtlesime, siis me mõistsime seda, et see patt ripub ikka meie peade kohal ning kõneleb taevastes kohtutes jätkuvalt meie vastu, blokeerides palvevastuseid. Meil tuli parandada meilt mitmikabieludest meie vereliinis, mida me ka tegime. Peale seda ma olen palvetanud mitme naisega sedasama palvet ja ma olen saanud ka vastukaja, et rõhumised, mis eelnevalt olid igapäevased, on äkitselt kadunud. Miks on see nii? Sellepärast, et need, kes lahutavad selles nähtavas sfääris, jäävad ikka omavahel ühte seotuks vaimses dimensioonis. Ja vaimses dimensioonis on need 2 inimest ikka edasi abikaasad. Ja kui üks osapool on nartsissist või mingil muul viisil vägivaldne, siis jäävad tema teemonid teist osapoolt ikka edasi rõhuma. Väga sagedana on ka see, et kui ühel osapoolel on finantsraskused või ta ei oska rahadega ümber käia ega vastutustundlik olla, siis jätkuvad ka teisel osapoolel finantsprobleemid, vaatamata sellele, et tema on vastutustundlik oma finantsides. Ja see juhtub sellepärast, et vaimus on need 2 ikka veel üks. Ma teadsin ja ma olin eelnevalt öelnud lahutatud inimestele, et neil tuleb ka vaimusfääris oma abielu lahutada. Ma olin selle palvega mitmetega koos palvetanud, kuid need inimesed jäid ikka ühte seotuks ja ma ei mõistnud, miks. Aga kui me otsime Jumalat, siis ta ilmutab meile need salajased asjad, mida me ei mõista. Ja Jumal ilmutas, et kuna abielu lahutus ja ka abielu toimub kohtus, maises kohtus, siis peab lahutuse sisse andma ja vastu võtma ka taevastes kohtutes. Ma olen viimase nädala jooksul mõelnud eriliselt kõigile neile, kes on lahutatud ja ma olen tundnud, et mul tuleb lindistada näidispalve, mille järgi saavad kõik palvetada, kes seda vajavad selleks, et nad võiksid vabaks saada. Seega ma palvetan ja me alustame sellest, et me siseneme taevastesse kohtutesse. Palveta see palve minu järel. Kui püha vaim lisab asju sinu jaoks, siis palvetan nii, nagu püha vaim juhib. Isand, me ülistame, kiidame ja täname sind. Me austame sind kõikvõimas ja kõikväeline Jumal, kes oled kohtunik üle kõige. Me ülistame ja kiidame ja täname sind, et sa oled andnud meile ligipääsu taevastesse kohtutesse. Me tuleme julgusega sinu armu aujärje ette. Me tuleme Kristuse vere läbi ja mitte oma õiguses. Me täname sind, et sa tõotad kolosslastele 2:13-14, et meid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirjad koos määrustega, mis olid meie vastu. Ning need on ta kõrvaldanud, naelutades need risti külge. Me täname sind Jeesuse kalli vere eest, mis on valatud meie eest, et meid puhtaks pesta. Me täname sind, et Jeesuse veri kõneleb paremaid asju kui Aabeli veri. Isand, me tuleme sinu ette kui kohtuniku ette taevastes kohtutes. Ja ma tunnistan iseenda ja oma vereliini nimel, et me suguvõsa on süüdi abielu rikkumises, abielu lahutuses, mitmikabielus. Ma palun iseenda ja oma vereliini nimel andeks need patud. Ma ütlen Jeesuse vere jõul lahti nendest kurjadest tegudest,
iseenda ja iga möödunud põlvkonna nimel 4. põlveni välja. Ma ütlen lahti igast teemonist, kellel on senini olnud seaduslik õigus viibida minu elus, minu suguvõsas ja minu perekonnas. Ma palun, et minu meeleparanduse tõttu saavad need vaimud nüüd seotud rauast ahelate, vangiraudade ning kuldsete köitega kinni ning meie suguvõsast ja minu perekonnast kohtumõistmiseks välja tõugatud. Sinna, kuhu iganes tõeline kuningas Jeesus nad saadab. Ma palun, et kõik kurjad vaimud, kes üritavad viibida või väljaviskamisele vastu seista, neid rünnatakse nüüd jõhkralt, isanda mõõga, Jumala tulise piksenoole, rahekivide, elava vee tsunamide, taevaste sõjahobuste tallamise ja Jumala hävitava tulega seni kaua, kuni nad loobuvad oma positsioonidest minu elus ja minu perekonnas. Ma palun, isand, et sinu elava vee jõgi voolab läbi kogu minu vereliini, et puhastada kõik selle jäägid, millest ma olen lahti öelnud. Isand, ma palun nüüd taevastes kohtutes abielu lahutust, nimeta oma endise abikaasa nimi või endiste abikaasade nimed. Ma palun, et me vaim, hing, süda, ihu, finantsid saaksid nüüd üksteisest igaveseks lahutatud. Ma saadan tagasi kõik minu endise abikaasa hingeosad, pestud Jeesuse verega, tervendatud Jumala väes. Ja ma kutsun tagasi iga oma hingeosa, pestud Jeesuse verega, tervendatud Jumala väes. Ma palun Kristuse vabastavat ja tervendavat väge igale katkisele hingeosale. Ma tänan sind, isand, et sa oled andnud mulle lahutuse taevastes kohtutes. Amen. Meil tuleb kogudusena tunda vaimumaailma seaduseid, mis on väga peened ja väga täpsed. Hingemaenlane on legalist ja ta otsib välja iga võimaliku ukse, mille kaudu end sisse pressida selleks, et varastada, hävitada ja tappa. Ma alustan jaanuaris uue veebis toimuva kursusega, mida saab just endale sobival ajal läbi töötada. Kursusega vaimumaailma seaduste ning taevaste kohtute kohta. Need on asjad, mida iga kristlane peaks teadma ja oskama kasutada. Kui sa oled huvitatud, võta minuga ühendust emaili teel eve.juurik@gmail.com või Messengeri teel. See on tasuline kursus ja seda põhjusega. Kui sa soovid tasuta kursust, siis töötab ka see vaimumaailma seadus, et kuna sa pole midagi ise sellesse kursusesse külvanud, siis ei lõika sa ka palju midagi. Ma loodan, et see video oli sulle õnnistuseks ja ma loodan, et sa jagad seda kõigi nendega, kes vajavad seda palvet. Seniks tea täie kindlusega, et sinu armastav taevane isa armastab just sind kogu südamest. Kuni järgmise korrani ole südamest õnnistatud. Amen.